Äriidee, visioon, eesmärgid ja missioon on äriplaani nurgakivid seetõttu, et ilma nendeta lihtsalt pole midagi planeerida. Ma eeldan, et äriidee on sul olemas. Pea meeles, et iga idee ei ole äriidee. Ideest saab äriidee, kui on selge, kuidas teenitakse raha. Sellest saab hea äriidee, kui oskad öelda, mille poolest sinu toode konkurentide omast parem on. Kui sul äriideed veel ei ole, vaata minu videot, kuidas leida äriideed. Selles videos õpid, mis on ettevõtte visioon ja kuidas see on seotud sinu unistusega. Kuidas sõnastada eesmärke, mis on missioon ja miks selle sõnastamine nii oluline on. Ettevõtlus on alati seotud riskidega. Neid riske on mõtet võtta vaid siis, kui on põhjust uskuda, et see võimaldab ellu viia unistust õnnelikust elust. Õnn on aga iga inimese jaoks erineva tähendusega. Õnnetunne on tihedalt seotud edukuse tundega. Mõni inimene tunneb, et on edukas siis, kui tal on 5 last ja kokkuhoidev pere. Teine siis, kui saab presidendiks. Ja 3. jaoks tähendab õnn miljonit eurot pangakontol. Millal sina tunned, et oled teinud ettevõtjaks hakates õige valiku? Et oled olnud edukas ja õnnelik. Ma soovitan sul joonistada suurele paberile pilt endast 25 aasta pärast. Ümbritse ennast kõige sellega, mis teeb sind õnnelikuks. On need lapsed, villad, autod või reisid. Ole julge, unusta piirangud. Sa ei pea oskama joonistada, keegi peale sinu ei näe seda pilti. Vajuta nüüd stopp ja visanda see pilt valmis. On valmis? Nüüd arvuta kõige selle väärtus, mida pildile joonistasid. Muide, laste kasvatamine on ka päris kulukas. Lühidalt, kui palju raha sa vajaksid, et oma unistus täide viia. Kirjuta see summa pildile. Sinu ettevõtte väärtus peab 25 aasta pärast olema vähemalt nii suur. See, milliseks sa firmat soovid arendada, on ettevõtte visioon. Visiooni olemasolu tekitab usaldust nii klientides, töötajates kui ka rahastajates, kui sul kunagi lisaraha vaja peaks minema. Visioon näitab, et firma tegutseb pikka aega ja et juht teab, mis suunas ta seda arendab. Visioon annab suuna, mille poole liikumise tagamiseks püstitatakse eesmärke, sest tegevuste planeerimise hetkeni, mil visioon on saavutatud, on võimatu. Seda isegi siis, kui planeerid alustada elustiilifirma ja visioon on tagasihoidlik. Ärikeskkond muutub, tekivad uued konkurendid, klientide eelistused muutuvad. Seetõttu piisab, kui püstitad eesmärgi 1. aastaks ja kui see on saavutatud, siis vaatad edasi, laskmata hetkekski silmist visiooni. Kui eesmärk on kirjas, kontrolli selle sõnastust. Kontroll küsimus 1. Kas eesmärk, mille kirja panid, on tegevuse tulemus, mitte tegevus? Sageli kiputakse eesmärgina kirjutama tegevusi, näiteks avad uksed Soomes. Saad isegi aru, et see ei ole kuigi motiveeriv. Ilma igasuguse ettevõteta võib sõita Soome ja avada Helsingis mõne ukse. Samuti ei ole eesmärgid tuua turule uus toode, võtta tööle müügimees, taotleda litsentsi ja nii edasi. Need on hoopis strateegilised tegevused, mida tuleb mingi eesmärgi saavutamiseks teha. Küsi endalt, miks sa tood uue toote turule? Miks sa võtad müügimehe tööle? Miks sa taotled litsentsi? Tõenäoliselt jõuad üsna kiiresti vastuseni, et see aitab sul suuremat kasumit teenida. Seega kasumi teenimine on tegelik eesmärk. Kontroll küsimus 2. Kas eesmärk on mõõdetav? Kõigepealt pane paika kuupäev, millal eesmärk peab olema saavutatud. Seejärel kontrolli, kas saad sellel kuupäeval üheselt määrata, kas eesmärk on saavutatud või mitte. Käivet ja kasumit on kõige lihtsam mõõta, kuna nende üle tuleb nagunii arvestust pidada. Aga eesmärgiks võib olla ka näiteks klientide arv, veebilehe külastajate arv,
keskmine ostude arv ühe kliendi kohta või miski muu. Peaasi, et see oleks mõõdetav ja et sa oled kindel, et selle näitaja saavutamisel oled liikunud sammukese visiooni poole. Kontrollküsimus 3. Kas eesmärk on üheselt mõistetav? Kuni sa oled firma ainuomanik ja teed kõiki töid ise, pole sellel erilist tähtsust. Kuid niipea, kui sul on äripartner, muutub eesmärgi mõistetavus ülioluliseks. Vaata oma eesmärki. Kas on võimalik, et keegi saab sellest teisiti aru, kui sina mõtlesid? Kontrollküsimus 4. Kas eesmärk on piisavalt paindlik? On väga erakordne, kui eesmärk saavutatakse täpselt sellisena, nagu aasta tagasi sai kirja pandud. Soovitan kasutada numbrilise eesmärgi eest kas sõna ligikaudu või vähemalt. Kirjuta näiteks ligikaudu 5000 eurot, kui natuke väiksem ja natuke suurem kasum oleks ka päris hea tulemus. Kirjuta vähemalt 5000 eurot, kui väiksem tulemus sind kindlasti ei rahuldaks. Korrektselt sõnastatud eesmärki on äritegevuse planeerimiseks väga vaja, kuna äriplaanis hakkame kujundama tegevusi selle eesmärgi saavutamiseks. Kui eesmärki ei oleks täiesti ükskõik, mida planeerime või ei planeeri üldse. Üks väike tükk on veel nurgakivist puudu. Sa tahad oma ettevõtte üle ka uhke olla. Sa ei saa uhke olla, kui sinu ettevõttes tehakse midagi sellist, mida sa heaks ei kiida. Jutt tuleb missioonist. Missioon seab reeglid, mille raames tegutsedes edu saavutatakse. Sageli pannakse missioon kirja väärtustena. Missioon on nii töötajatele kui ka juhile, kelle sa kunagi firmasse palkad, kohustuslikuks juhiseks. Näiteks, kui sinu jaoks on puhas loodus südameasjaks, ei tohi ettevõtte kunagi teha midagi, mis loodust reostaks, isegi kui see suurendaks kasumit või päästaks firma pankrotist. Kui ta seda siiski teeks, oleks sinu hingerahu rikutud ja sa ei saaks enam oma ettevõtte üle uhke olla. Soovitan sul teiste ettevõtete missioonidest eeskuju mitte võtta. Sinu ettevõtte missioon võiks olla eriline, sest sina oled eriline. Kui sul on äripartner, siis lepi temaga nendes väärtustes kokku juba enne, kui firma asutate. Temal võib mõneti teistsugune nimekiri olla. Ärge otsige nendes ühisosa. Püüdke need ühendada nii, et kõik partnerid rahul oleksid. Selles videos õppisid sõnastama ettevõtte visiooni ja missiooni ning püstitama mõõdetavaid, üheselt mõistetavaid ja paindlikke eesmärke. Järgmises videos õpime ehitama äriplaanile vundamenti. Me räägime SWOT-analüüsist. Kohtumiseni!